sõnumit ja teatajatega siis lindistatakse just selle jaoks, et te saaksite võib-olla mõnda asja üle kuulata. Aastaid ja ilmselt tuleb huvitav aasta. Ja kuidas kõik liigub. See oli nüüd minu telefon. Et siis te saate seda ka nagu nii-öelda järgi kuulata või vaadata, et kes soovib. Nii, aga ma annangi siis Kristi sõna sulle, et saate alustada sealt poolt. Ja, suur tänu. Aga tere siis minu poolt ka kõigile. Minu nimi on Kristi Liiv ja olen siis korteriühistute laenuhaldur LHV Pangas ja tahakski täna siis rääkida, millised on korteriühistu laenu tingimused ja võimalused LHV-s. Kohe jagan teile ka oma slaidid. Nii, loodan, et on ilusti näha ka. Ja, praegu on ilusti näha. Kõigepealt alustan siis igaks juhuks ka tutvustusest, kes ja mis on siis LHV. LHV on siis asutatud 1999. aastal Rain Lõhmuse ja Andres Viisemanni poolt. Tänaseks töötab LHV-s üle 1000 inimese nii Eestis kui ka Suurbritannias. Ja Eestis on meil esindused siis Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Ja korteriühistu laenu pakub LHV tegelikult juba päris pikka aega aastast 2020 sügis, kui me siis võtsime üle Danske Panga korteriühistute laenuportfelli ja hakkasime siis olemasolevat portfelli haldama ja ka ise uute laenudega tegelema. Nüüd LHV missioon on aidata luua Eesti kapitali. Ja üldse siis kõik selline Eesti-meelne ja Eestit puudutav on LHV-l hästi südamelähedane ja inimesed, kes julgevad siis suurelt mõelda ja oma tulevikule mõelda ja investeerida sellesse, mis väga hästi kattub tegelikult korteriühistu temaatikaga, korteriühistu laenu temaatikaga ja oleme siis kindlasti korteriühistule selline lihtne, toetav ja tulemuslik partner, mis on ka ühtlasi meie väärtused ja püüame siis olla kogu protsessis laenu osas korteriühistule olemas, vastata kõikidele küsimustele, vajadusel ka korduvalt ja täpsustada ja seda teha siis lihtsasõnaliselt ja mitte siis uputada ära sellise pangandusterminitega ja juhatada läbi selle protsessi. Korteriühistu laenu tingimused LHV. Korteriühistu laenu, selles mõttes midagi uut ja erilist ei ole, et me pakume väga laiale spektrile korteriühistu poolt vajalikele töödele. Peamised on siis ehitus- ja renoveerimistööd. Kindlasti täna hästi oluline valdkond on ka energiatõhusustööd, kus siis tehakse erinevaid energiatõhusaks muutmise renoveerimisi, täiendrenoveerimisi, katame projekteerimise ekspertiisikulusid ja samuti on korteriühistu laenu võimalik kasutada ka, kui on vaja korteriühistu juures teha mingisuguseid täiendavaid töid, on see siis platside asfalteerimine, aiad, korteriühistute hoovirajatised, ka oleme finantseerinud näiteks korteriühistu poolt korteri väljaostu või mõne pinna väljaostu korteriühistu siis piires. Laenusumma on alates 20 000. See ei ole nüüd ka selles mõttes selline kivisse raiutud, et oleme näitena teinud tegelikult mitmeid selliseid ka erandeid ja üks viimaseid erandeid oli selline, kus ühistul oli tegelik vajadus 9000 eurot gaasikatla vahetamiseks, eks selline ajatundlik vajadus ja 9000 on selles mõttes piisavalt väikene, et üksinda teda mitte teha, aga vaatasime koos korteriühistu esindajaga üle, et tegelikult on tulevikus veel soov täiendavat töid teha ja tegime otsuse kohe suurema summa peale ja väljamakse sellest siis sai teha siis selle 9000 ja on kenasti tehtav. Projektidele oma finantseeringut me tegelikult ei nõua, see on alates siis 0%, et saame finantseerida kõiki kulusid, mis on siis selle renoveerimisega seotud ja oma finantseeringut, kui ühistul nüüd on, siis me
pigem soovitame tegelikult hoida selle renoveerimise käigus võib-olla esile tulevate täiendavate kulude katteks või siis mingid ettenägematud tööd, et neid finantseerida. Ja kindlasti üks asi, mida laenu puhul tahaks veel üle märkida, et laenust meie ei saa teha ettemakse. Et näiteks üks väga levinud soov on ikkagi vajadus teha avatäidete tellimisel ettemaksu. Ja seda ettemaksu meie teha ei saa, sest meie laenu väljamakse tingimused on ainult korteriühistu ehitaja ja omaniku järelevalve poolt allkirjastatud tööde teostamise akt ja arve. Et kui tööd ei ole teostatud, siis me väljamakset teha ei saa. Meil on võimalik teha samuti jällegi ette teades erandeid, aga üldjuhul näiteks seda omafinantseeringut saaks siis kasutada selleks sissemakseks. Laenuperiood on meil maksimaalne 30 aastat ja see on siis sõltumata tööde iseloomust ja tegelikult ka korteriühistu asukohast, et me ei ole seal teinud erandeid. Pigem me lähtume jällegi sellest, et korteriühistu laenu koormus oleks mugav ja kui see pikema perioodiga annab korteriühistu liikmele mugava makse, siis ei ole meie poolt takistusi teha selleks ka perioodi pikemaks ja 30 aastat. Ja alati on ka ennetähtaegse tagastamise võimalus, see on siis võimalik kas osaliselt või täielikult ja osalisel tagastamisel näiteks korra aastas mingisugune summa on 3% tagastatavast summast või kui teatate 3 kuud ette, siis tagastatavast summast mingit täiendavat trahvi ei tule. Lepingu tasu lepingu sõlmimisel on siis minimaalselt 450 €, aga jääb siis vahemik umbes 0,3 kuni 0,5% laenusummast. Ja see on selline, mis on siis valdavalt ühesugune, aga kindlasti jällegi mitte kivisse raiutud ja võimalused siis ka läbirääkimisteks ja ka kokkulepeteks. Maksepuhkus, see on alati minu jaoks olnud selline teema, mis on minu arvates vajalik korteriühistule edaspidi, mitte kohe laenu võtmisel ja edaspidi selle tõttu, et kui näiteks on tulemas kas mingisugused täiendavad tööd, mis nõuavad ressursse korteriühistu enda finantsidest ja võtta selleks perioodiks puhkus näiteks laenust, aga pigem ma isegi maksepuhkusel väga mõtet ei näe, sest kui tavalisel laenul võetakse maksepuhkus kohe laenu lepingu sõlmimise järgselt, siis kuna korteriühistu on selle võrra teistsugune, et laenumaksed või ütleme, laen makstakse välja esialgu väikeste summade kaupa seni, kuni ehitus kestab ja reaalselt päris kogusumma maksmine hakkab kusagil poole aasta kuni aasta pärast, siis sellel maksepuhkusel reaalselt vajadust ega mõtet ei ole, et kuna ta katab ainult siis seda põhiosa ja intressi tuleb ikkagi maksta. Ja korteriühistu laenu tagatiseks, mis jällegi on tavapärane, on siis nõuded korteriühistu liikmete vastu ehk nõudeõiguse pant. Meie ei ole täna kasutanud KredExi käendust, et valdavalt püüame siis ilma selleta hakkama saada ja võtta arvesse siis selle korteriühistu asukoha ja inimeste selliste piirkonna eripära tööl käimise võimalusi ja siis ise nii-öelda võtta see risk ja vastutus, et sobib meile siis see nõudeõiguse pant, et tasutud laenud. Nüüd, mis on meie laenu portfellis uus, on siis energiatõhususe laen ja see on siis laen, mida me pakume alates maikuust 2024. See on koostöös Euroopa investeerimisfondiga ja see on siis energiatõhusu parandamiseks intressiga 1,29, see on fikseeritud, pluss 6 kui Euribor. Ja me saame seda pakkuda sellisel juhul, kui nüüd renoveerimise tulemusel ühistu saavutab energia kokkuhoidu vähemasti 30% või energiamärgise B. Et see annab selle võimaluse, et kas energiamärgise parandamise puhul, et ei pruugi need töödki liiga suured olla, kui energiamärgis paraneb, on võimalik seda kasutada. Ja kindlasti peab olema see energiasääst siis dokumentaalselt tõestatud, et võtame arvesse näiteks hoone praegust energiamärgist ja projekti põhjal prognoositud energia kokkuhoidu. Et me ei lähe kindlasti kontrollima peale ehituse valmimist aasta-paar, mis on reaalne uus energiamärgis, vaid täna võtame arvesse, mis on projekti alusel arvutatud energiatõhusus. Et sellega saame kenasti hakkama. Selle kohta kindlasti, kui on küsimusi, siis ootan rõõmuga ja ka taotlusi täitma ja üle vaatama, et mis võimalused on. Nõuded laenusaajale.
noh, siin on jällegi kõik selles osas tavapärane, et Eestis registreeritud tegutsev korteriühistu, mis on siis vähemasti 10 korteriga, jällegi number ei ole kivisse raiutud, on võimalik teha ka väiksematele ühistutele ja vaatame pigem seda, et milliseks kujuneb see risk selles majas, et see 10 korterit on ka võetud selle mõttega, et kui me anname laenu välja, siis see laenu tagasimakse jaguneb 10 osapoole vahel. Kui seal on 4, 5, 6, siis seda vähemate osapoolte vahel see jaguneb ja noh, võimalus, et see laenu tagasimaksega võib midagi juhtuda, on suurem, kui on väiksem ühistu. Aga ei ole me pannud lukku, kui on 4 korteriga, 6 korteriga ühistu soovib katust renoveerida, sellised noh, ikkagi hoone säilitamiseks, kaasajastamiseks tööd ja me ei saa siin anda suuri laene, me seame seal ka omad sellised laed, millest üle me ei tahaks minna ja jällegi jälgime kindlasti seda, et ühistu liikmete maksekoormus, laenukoormus oleks mõistlik. Korteriühistu ise peab kindlasti olema laenu saamiseks siis maksehäireteta, ei tohi olla muid võlgnevusi, mida me kindlasti jälgime, et oleks korras korteriühistu raamatupidamine, dokumentatsiooni esitamine kiiresti, selgelt, arusaadavalt, et noh, mingid sellised mis on negatiivsed argumendid meie puhul, näiteks dokumentatsiooni puhul ongi see, et kui on ühistu kommunaalarvetes on võlgnevused, viivised, on millegipärast näiteks veearvet tasumata jäetud või on nendega viivitatud, kui on majas võlglased, kellega ei ole täna tegeletud ja jällegi viimane punkt ongi siis võlglaste olemasolu ja korrektne kehtiv võlglastega tegelemise eeskiri. See tähendab seda, et alati võlglase olemasolu või võlglaste olemasolu ei tähenda välistust, et ei saa laenu. Oleme võtnud eesmärgiks või selliseks omale orientiiriks, et umbes 10% korteriühistu liikmetest võiks olla see maksimaalne võimalik võlglaste arv, aga kindlasti sealjuures ka ühega jälgime seda, et ühistus oleks võlglastega tegelemise kord ja ühistu juhatusel oleks kindel teadmine, kuidas, millistel tingimustel laenu tagasi makstakse. Ja mis mul on nüüd paaril viimasel päeval ka päris mitu korda küsitud, näiteks kui korteriühistus on mitte nüüd probleemne korter, aga korter näiteks, millel on tegemata pärimine, aga võlgnevusi ei ole, ilusti makstakse, kõik on korras, siis sellise ühistu puhul ei ole välistus, saame laenu anda, aga võtame kindlasti arvesse selle, et see üks korter võib olla probleemne, kuna seal on mitu omanikku ja teeme siis oma arvestused sellega, et seal üks korter, võtame selle näiteks välja 12 korteri puhul, võtame arvesse 11 korterit. Et selline erisus siis. Nii ja miks siis valida LHV? Püüame hoida oma kiiret teenindust, et esmase vastuse, kui ühistu saadab meile lisaks taotlusele ka ühistu finantsandmed ja võlglaste aruande, siis me saame selle vastuse anda maksimaalselt 48 tunni jooksul. Püüame esmased vastused anda isegi kiiremini. Esialgse maksimaalse pakkumise tegemiseks, maksimaalse summa teada saamiseks piisab ainult korteriühistu aadressist, ehk et me vaatame üle selle piirkonna, me vaatame üle maja ruutmeetrid siis ehitusregistri andmetel, kui meil muid andmeid pole ja ütleme, mis saaks olla meie poolt see maksimaalne siis summa. Laenuperiood on kõikidel kuni 30 aastat, nagu ma eelnevalt ütlesin, et see ei sõltu siis töödest, alati ühistu saab enda poolt soovida lühemat perioodi, aga üldjuhul me teeme maksimumperioodiga. Samuti ei sõltu laenuperiood siis tööde iseloomust, omafinantseering on meil 0, mingid samamoodi jällegi ka väikeste tööde puhul ikkagi omafinantseeringut ei soovi ja soovime olla paindlikud, et kui on ka mingisugune erisus ühistul või soov midagi teha veidi teisiti, siis ei ole liiga raamides ja tahame kaasa mõelda ja püüame omalt poolt võimaluste piires siis ka erandeid teha, et loomulikult ei saa me minna mööda seadusest ja seal korteriühistu protokolli osas mingisuguseid järeleandmisi teha, aga sisu üle vormini, et läheme ikkagi võimalusel mõtetega kaasa.
ja mis on LHV-s siis peale laenulepingu sõlmimist kindlasti oluline hakata ka korteriühistul arveldama ja pakkuma omalt poolt siis mugavaid ja kaasaegseid arvelduslahendusi korteriühistule. Et minu kolleeg Meri-Liis kohe räägib teile siis, mis on nüüd need meie arveldusvõimalused. Ja siis ootan väga teie küsimusi. Aga hetkel siis annan edasi. Aitäh! Tere ka minu poolt. Nii, nüüd peaks just Natuke vajab. Ja, nii. Kas Kristi lõpetab oma jagamise ära, kui äkki on Meri-Liisil ka midagi jagada või ei ole? Ja ma kohe jagan, me kohe saime selle hääle vist nüüd peaks vist korras olema, et enam ei kaja. Okei, siis enam ei kaja. Nii, siis ma jagaksin enda poolt ka. Nii, võite korra teada anda, et kas... Ja, tuli praegu niimoodi, et on kõrvalslaidid ka. Ja nüüd on üks slaid, jah. Okay. Vabandust, et natuke läks aega, et me oleme siin samas ruumis ja sellepärast on natuke selle häälega tekkis. Arusaadav. Aga ja, et ma võib-olla siis Kristi rääkis siin väga põhjalikult meile laenutoodetest, et siis mina jätkaks selle poole pealt, et mis me korteriühistutele peale siis laenu veel saame pakkuda. Mina siis olengi Meri-Liis, olen ärikliendi segmendi spetsialist, mis tähendabki seda, et minu siis nii-öelda hallatan kõik need ärikliendi segmendid, mille hulka kuulub ka siis korteriühistu. Ja võib-olla need, kes juba on siin LHV kliendid, et siis äkki olete kuulnud, täpselt nüüd augustikuust me tulime siis välja korteriühistu tervikpakkumisega, sest me näemegi, et tegelikult on korteriühistutel võib-olla natuke teistsugused vajadused kui tavalisel ärikliendil ja proovime järjest rohkem nii-öelda siis ka korteriühistutele võimalikult häid pakkumisi teha. Et siin esimene asi, mis võib-olla meil siis nüüd augustis muutus, on see, et kui me vaatame üldse nagu arveldamist, et siis LHV-s me oleme kogu aeg selles mõttes kõik need euromaksed ja pangasisesed maksed, et kui te teete teistele neid ülekandeid, et siis need on meil alati tasuta olnud, mis on nagu meie üks selline pluss on alati, aga nüüd teine asi, mis võib-olla korteriühistutel on, et kuna see raha nii-öelda, mis seal kuna mingi remondifond peab nii-öelda ju korteriühistul olema, aga samas seda ei saa ka panna näiteks tähtajalise hoiusele, et te panete selle raha kinni, et võib-olla seda läheb mingil hetkel vaja. Et siis me tegime sellise erandi korteriühistutele, et see raha, mis teil on nii-öelda siis arvelduskontol, sellele rahale siis kuni 100 000 eurole maksame me 1% siis aastas intressi. Et mis see tähendab? Me siin natuke vaatasime andmetesse, et kui korteriühistul näiteks on kontol 7000 eurot vaba raha, mis tal enamjaolt nii-öelda püsib, et siis sellele igakuiselt siis tuleb 6 eurot kuus nii-öelda lihtsalt panga poolt intressi, et ta lihtsalt raha nii-öelda seda meie juures hoiate. Ja aastas siis tähendab seda, et tegelikult lihtsalt 72 eurot teenib lihtsalt puhtalt selle pealt, et see raha lihtsalt seisab nii-öelda selle konto peal. Ja kui seal on rohkem raha, siis jällegi on need summad suuremad, et muidu kui me vaatame siis ärikliendile, meil siiamaani on olnud pakkumine, et alates 20 000 teenib intressi, aga kuna me teame, et korteriühistutel tihti see raha liigub ja võib-olla sellist summat seal hoida ei saa, et siis tõstsime selle 1% aastas nii-öelda, et alates 0 eurost juba on võimalik seda intressi saada tegelikult. Nii et selline väike lisa on meil eelmisest aastast siis. Siis teine asi võib-olla, mis ka teeb natukene lihtsamaks seda arvelt pidamist ja kõike on LHV Connect, et need, kes on kuulnud võib-olla, siis see on samuti selline täiesti tasuta programm, mis võimaldab siis ettevõtte raamatupidamise ühendada siis pangateenusega. Miks ma panin siia nüüd selle Korto märgi on seetõttu, et Korto on nüüd ainuke seal programmis, kes on täielikult korteriühistutele pühendanud, et need, kes näiteks kasutavad hetkel siis majandustarkvarana Kortot,
et saate LHV Connectiga ühendada selle ja siis see tähendab seda, et ei pea nagu, et kõik need arved nii-öelda, mis seal Kortos on, et siis need on automaatselt ka LHV-s, et ei ole vaja niimoodi topelt niimoodi jälgida midagi. Aga noh, tegelikult ei ole seal ainult Korto, et samamoodi kõik, kes kasutavad näiteks Merit tarkvara, mis on samuti populaarne ja ka teisi neid majandustarkvarasid, et seal on meil kokku umbes seal 12 tükki, et saate kodulehelt, kui panete LHV Connectisse, näete kõigiga, kes meil see ühendus on. Ja selle ühenduse loomine on ka nagu üpriski lihtne, et täidate lihtsalt kodulehel avalduse ja siis selle lepinguga siis nii-öelda ühendatakse need tarkvarad ära. Nii, siis kolmas asi, mis on ka meil küllaltki uus, on nüüd koostöös Kortoga, on selline maksete kogumislahendus nagu LinkPay makselink. Et ma ei tea, kui paljud teist sellega kursis on, aga see nüüd on mõeldud pigem nüüd nendele korterielanike elu mugavamaks tegemisele. Ehk siis, kui te saadate näiteks kommunaalarveid või ühistu saadab, et siis tihti on see, et tuleb see arve nii-öelda ja siis sa pead kõik kopeerima sealt need arvenumbri, sa pead vaatama need summad, et oleks õiged. Kõike seda tihti tehakse manuaalselt. Nüüd see makselink on selline, et ta tuleb, kui see arve tuleb, et siis seal all on nii-öelda see link olemas, et maksan siin, vajutad peale ja siis tuleb kohe see eeltäidetud nii-öelda koht, et ma kohe näitan järgmisel slaidil ka, milline ta välja näeb ja siis saab automaatselt selle ära tasuda. Et noh, mille poolest ta nagu hea on just see, et esiteks kliendid või noh, nagu korteriühistu siis liikmed ei hakka valesti arveid tasuma, ehk siis kui see summa on kohe seal automaatselt olemas, et siis ta ei pea jälgima, et mis summas ma nüüd maksan ja mis kontole ma maksan, et kõik see on nagu eeltehtud. Ehk siis neid vigu tuleb võib-olla raamatupidamist vähem, et noh, ikka vahepeal juhtub see, et mõned maksavad siin 1-2 eurot kuskile kogemata valest, et ta eemaldab nagu selle nii-öelda vea tekkimise võimaluse. Ja teiseks on see ka, et noh, pigem kuna see on kliendile mugav, et siis ta teeb selle makse kiiremini ära, et ka võlgnike arv võib tegelikult tänu sellele väheneda, mis ennem just Kristi ka rääkis, et kui näiteks laenu võtate, et siis seda võlgnikke ikkagi jälgitakse, et on nagu lihtsam nii-öelda raha siis koguda. Ja hinna mõttes on ka tegelikult see, et see üks nii-öelda siis makselingi nii-öelda tehing maksab siis tegelikult 3 senti, et noh, kui me võrdleme e-arvega, et siis tegelikult on ikkagi üpriski mugav ja odav. Ja see 3 senti on siis niimoodi, et mitte, et kui te saadate kõikidele oma korteriühistu elanikele nii-öelda selle arve, kus on see makselink, et te maksate seda 3 senti ainult nende pealt, kes nii-öelda selle makselingiga siis maksavad, et kui klient või noh, ühistu liige jätab siis maksmata, et siis teie nagu arvele midagi sellest juurde ei tule. Ja pluss siis seal on ka see võimalus, et tegelikult noh, et selle saab nii-öelda panna ka siis üldteenust arvele juurde, et ei pea nagu nii-öelda eraldi ise seda nii-öelda kinni maksma. Nii, ja ma siin siis näitan ka, et tegelikult on siis nii, et noh, see esimene, see vasakpoolne pilt on see, et kui klient siis maksab, vajutab, et soovib nüüd kommunaale maksta, vajutab seal maksan lingile, et siis tal tuleb, siin on ma lihtsalt kasutasin meie enda LHV jäätise masina nii-öelda seda makselinki, aga noh, seal üleval selle LHV Tallinna külmiku asemel võib olla siis teie nii-öelda korteriühistu nimi, siis tuleb see summa sinna ja siis, kui te vajutate sinna select, sinna orange'i peale, et siis tulevad need erinevad makseviisid. Et noh, mis seal on ka hea, näiteks see, et teil ei pea olema nii-öelda see korteriühistu erinevates pankades, et noh, et näiteks te võite olla ainult LHV-s, aga teie nii-öelda need elanikud saavad siis maksta kas siis nende kõikide valikutega, ehk siis ka Coobiga, Swediga, SEB-ga, et kõik need valikud on seal tegelikult olemas. Et see, kus teie nii-öelda see pangakonto on, et see ei ole sellel hetkel nagu oluline, et see teeb ka nagu nii-öelda mugavamaks selle. Nii, sellega mina tegelikult omalt poolt ka lõpetan. Ma eraldi slaidi küll ei teinud, sest aga muidu meil on olemas ka siis noh, lisaks laenule tegelikult ka kindlustus, et meil just veebruaris nii-öelda uueneb see kindlustusleht ka, et siis me saaks seda ka jagada. Siis on eraldi nii-öelda korteriühistute kindlustus ka olemas, et selle saame juurde saata teile infona ka. Nii, aga ma arvan, meil see esitlusosa tegelikult
saabki kell juba pool, et enam-vähem saime poole tunniga hakkama. Ja nüüd võib siis võtta küsimusi. Jah, siin on üks konkreetne küsimus on teile tulnud. See hakkab siit, kas pakub intressivaba perioodi, et ma ei teagi, kes teist vastab või te oskate. On teil jaotatud kuidagi need teemad, et kes oskab vastata? Nii, ma panen hetkel endal kinni. Tõenäoliselt on küsimus siis laenu intressimääras siis ja meie ei paku intressivaba perioodi, et on meil siis see 1,29 alates laenulepingu sõlmimisest ja kuni siis perioodi lõpuni. Kas sa, Kristi, loed neid teisi küsimusi ise? Näed sa neid? Kristi, kas sa näed küsimusi? Ja hetkel ootan veel küsimust. Ja seal chati all on paar küsimust, siis meil on mõnel inimesel käsi ka püsti, aga võtame äkki ära need küsimused, mis meil veel on siia tulnud kirjalikult, et seal on Urmas on küsinud, kas ringiga makste võimaluste korral ei suurene pettuste oht. Kas sa, Kristi, ei näe küsimusi? Kui sa vajutad selle chati peale, siis see peaks sul lahti tulema ja siis sa näed neid küsimusi ka, mis siin on. Otsite küsimusi koos seal, jah? Vaatan küsimust, et mis dokumenti on vaja, et tõestada 30% energiasäästu. Et nagu ma ütlesin, siis tegelikult kõigepealt on hea, kui on olemas praegune energiamärgis. Võtame selle aluseks ja teine ongi siis prognoositud energiasääst, mis peab olema siis vastava kvalifikatsiooniga inseneri poolt arvutatud. Et kindlasti üks asi kontrollime seda taset, et see arvutuste tegemise õigus oleks olemas ja siis on siis see dokument, mis näitab siis või projekti alusel saavutatavat prognoositavat energiasäästu. Ja ma võtan vahepeal nüüd suulised küsimused, et Margus Toomil on käsi püsti ja küsi oma küsimuse ära, palun. Nii, kui LHV pakkumine maksimaalse laenusummale ja tingimustele on saadud aprillis 2024, siis kuivõrd võib uuesti tingimused üle vaadata? Absoluutselt võib üle vaadata, et tegemist on ju aprillis juba peaaegu aasta tagasi üks asi ja teine asi enne meie uue energiasäästu laenu intressi välja tulemist tehtud pakkumisega. Ja igal juhul vaatame üle, et mis ma tahan juurde lisada, et see energiasäästu puhul ei tasu kindlasti piirata ennast sellega, et täisrenoveerimine ei ole täisrenoveerimine ainult, et nagu ma ütlesin, et on energiamärgise parandamine, mis võib olla ka osalised tööd ja võib olla ka siis sellised tööd, kus ikkagi ventilatsioon näiteks tehakse kohaliku ventilatsiooni, soojustagastusega ventilatsiooni lahendusega, jällegi saavutatakse või siis küttesüsteemide muudatused, et need kindlasti tasub alati meiega läbi rääkida ja on võimalik seal pakkuda siis selliseid energiasäästu intressi ja võimalusi. Selle ma vastasin. Nüüd, kas juhul, kui korteriühistul on konto teises pangas, siis korteriühistu peab siis teisest pangast kogu oma majanduse üle viima LHV-sse? Hea küsimus. Tegelikult on niimoodi jah, et laenu esmase pakkumise ja ka laenu kinnitatud pakkumise saamiseks ei ole eeldus konto omamine LHV-s, aga peale positiivset laenuotsust ja laenulepingu sõlmimist on siis arvelduskohustus LHV-s. Me ei ütle täna, kui suures mahus me loomulikult eeldame ja soovime, et see oleks 100%. Me mõistame, et suurematel ühistutel läheb seal rohkem aega ja võib see üleminekuperiood olla 3-4 kuud. Aga me eelistame, et oleks suuremas osas siis meie juures, et ainult nüüd laenu kuumakse summade või ka mingi reservi siia ülekandmine päris piisav ei ole. Kui siin on teine külg on siis see, et kõik need
maksekorraldused ja otsekorraldused ja kõik, mis on nüüd juba automatiseeritud asjad, siis nende jaoks ongi siis see üleminekuperiood ka, et need asjad siis peale laenulepingu sõlmimist ikkagi mingi mõistliku perioodi jooksul tuua siis üle LHV-sse. Siin vahepeal oli ka see küsimus, oli see e-arvete saatmise kohta ja püsimaksete sõlmimiseks. See on meil selles mõttes, see on meil olemas täpselt samamoodi nagu teistel pankadel, ehk siis kui te juba kuskil kasutate mingit lahendust ja tulete siia, siis meil on täpselt samamoodi. Et need võimalused, jah, ma rääkisin ennem just sellest Korto makselingi lahendusest, aga e-arved on ka tõesti ikkagi kõik meil olemas selles mõttes ja saab neid teha. Küsimus siis veel korteriühistu laenu kohta. Kui suur on baasintress, kui B-taset ja energiasäästu ei saavutata? Väiksem remont näiteks. Ütleme nii, et see intressimäär sõltub ikkagi hästi palju sellest tööst, mida plaanitakse teha, ühistu asukohast, ühistu suurusest. Ma kindlasti julgustan tegema meile kas siis e-mailiga pöördumine kylaen@lhv.ee või siis meie kodulehelt taotluse ja taotlusel ei ole oluline, et seal kõik tingimused oleksid täidetud, vaid anda meile siis teada, et taotlus on tehtud, saata meile siis aruanded viimase perioodi kohta, see võiks olla siis mitte vanemad kui 4 kuud ja siis me selle alusel juba teeme korteriühistule mitte mingil määral siduva pakkumise ja te saate siis ise küsida täiendavalt juurde, kuna meil kahjuks kalkulaatorit ei ole, et siis saab seda arvestamiseks kasutada. Aga suurusjärgu ma võin öelda, et ta on seal 2 ümber, et selles mõttes on suurusjärk olemas. Kas energiatõhususe laen 1,29 intressimäär, kas see on limiteeritud fond või ajalise piiranguteta? Hetkel on meil teadmine, et see on ajalise piiranguta ja saame ilma probleemideta hetkel kindlasti väljastada, et ei ole, üks asi ei pea kiirustama ja teine asi, et ressurssi on. Mis kvalifikatsioon energiasäästu arvestajal peab olema, kas on mingi register, kus on need spetsialistid loetletud? Väga hea küsimus. Minu teadmiste kohaselt peab see olema inseneritase 7. Et nad võivad neid energiamärgiseid siis teha, samad inimesed, samad spetsialistid, kes võivad siis ehitisele energiamärgist väljastada, samad võivad siis teha ka neid prognoosarvutusi. Nii, ja praegu on siis küsimused. Ma vaatan, Urmasel ja Margusel on käsi püsti, et äkki küsida, et siis võib samamoodi. Margus, kas sul oli küsimus suuliselt? Jaa, et on küll. Ütlesite, et laenu andmisel LHV-st saate te hakkama ilma KredExi tagatis. Võttis mikrofoni ära, praegu ei ole kuulda veel. Ma ei tea, mikrofon peaks sees olema. Mina kuulen. Kas teie ei kuule LHV-s küsimust? Aga te mind kuulete või? Kahjuks ei ole kuulda, Margus. Aga mind te kuulete või? No enne ka vist sain aru, et nad ei kuule meid üldse. Ja mulle tundub, teised kõik kuulevad, aga nemad ei kuule millegi pärast. Nii, olemas. Nii, kas te nüüd kuulete? Ja, vabandust, meil oli tõesti enda. Ja teil oli hääl maas vist sellepärast, et tegelikult Margus saab vist alustada uuesti nüüd. Jaa, et ütlesite, et laenu andmisel saate KredExi tagatiseta saate hakkama, et KredExi käest tagatist ei küsi. Siit sellest tulenevalt küsimus teile, et kas laenu saavad sel juhul ka kõik maapiirkonna korteriühistud, kes ütleme, keskustest asuvad kaugel ja soovivad ka teilt laenu saada? Aitäh küsimuse eest. Nii, kas on kuulda? On küll kuulda teid, jah. Kindlasti ei saa öelda, et täie kindlusega, et saab laenu, aga vaatame üle kõik ka maapiirkondades asuvad ühistud ja püüame ikkagi läheneda individuaalselt, et me oleme täna päriselt nii Hiiumaale, Võrru, kus on ka sellised võib-olla natukene keskustest kaugemad kohad, oleme kindlasti teinud ja alati vaadanud üle väga konkreetse ühistu põhiselt.
et kindlasti tahame täpsemalt teada, mis piirkonnaga tegemist on, millised on töökohad, millised võimalused, noh, ka ümberringi, et vaatame kindlasti peale. Ja Urmas Martil on ka küsimus, ma saan aru. Ja, mina tahan väga tänada teid ettekannete eest, väga toredad. Ja ma küsiksin küsimusi seoses hoiuseintressidega. Te mainisite tähtajalist hoiust ja seda eripära, et seal on siis aastane 1% intressiühistutel. Aga just nimelt see tähtaegne või tähendab jah, et sa määrad nii-öelda mingiks tähtajaks hoiuse, et kas ühistud seda kasutavad ja milline on praegu näiteks teie hoiuse intress tähtajalisel hoiusel, kui ühistu näiteks soovib seda panna 3 kuuks. Et kas te seda saate öelda, et kui populaarne see ühistute osas on ja kas ühistud seda kasutavad, aitäh? Ja meil tegelikult see nii-öelda meie kutsume nii-öelda tähtajaline hoius ja nõudmiseni hoius, mis on nii-öelda selle arve peal, et miks me tegelikult tegime selle 1% nii-öelda nõudmiseni hoius, ehk siis selle arvelduskontol oleva intressi ongi see, et tegelikult me panime tähe, et korteriühistu ei kasuta väga seda nii-öelda tähtajalist hoiust. On küll korteriühistuid, kes ongi võib-olla, kellel on rohkem raha, et need tõesti kasutavad, aga see on väga-väga väike protsent. Ja tihti ongi lihtsalt see, et kuna need summad ei ole nii suured alati seal või siis ongi vaja neid vahepeal nagu nii-öelda kuskile välja võtta, et sellepärast me tegime ka selle eriintressi. Nüüd selle 3-kuulise hoiuse osas me pakume küll. Ma ütlen ausalt, ma päris täpselt ei mäleta, mis meil see kodulehel oli, sest nad natukene muutuvad seoses selle intresside nii-öelda üldise langusega seal Euroopa Keskpangas ka. Aga ta peaks olema, ta on natukene nüüd alla 3%, kui ma õigesti mäletan, et ta peaks midagi 2-ga olema hetkel. Aitäh. Nii. Siis kas Urmas vist sai küsimuse, vabandust, ja siis ma vaatan siin chatis on veel tekkinud paar küsimust juurde. Siis korteriühistu Astangu 52. Kas energiaaudit on kohustuslik renoveerimislaenu ja energiatõhususlaenu puhul? Teate, ma päris nagu terminite mõttes jään praegu hätta, aga ma pigem kipun arvama, et see energiaaudit ongi siis selline esialgne dokument, kui nüüd ei ole siis või jah, et kui ei ole energiamärgist majal, millega me fikseerime ära siis tänase olukorra ja siis prognoositav on siis projektipõhiselt koostatav siis prognoos, mille me võtame siis nagu selleks tulemuse saavutamiseks ja nende vahe on siis see energiasääst. Et selles mõttes jah, et see peab tehtud olema kujul või teisel. Siis järgmine küsimus, kui kiiresti peab laenu kasutusele võtma 6 kuud, 12 kuud? Väga hea küsimus, aitäh, see on teema, millest me oleme väga palju rääkinud oma klientidega jooksvalt. Ja see ongi teema, mis tuleb päevakorrale siis, kui tegelikult laen on juba kohe kasutusele võtmas. Aga siin on nüüd niimoodi, et 6 kuni 12 kuud on siis see võimalus võtta kasutusele see laen. Ütleme tegelikult, jah, ta võib ka võtta kohe kasutusele, ütleme 1 kuni 12 kuud. Aga 6 kuni 12 kuud selle tõttu, et kui laenu kasutusele võtmine lepitakse kokku kuni 6 kuu jooksul, siis on see kohustistasu ehk selle laenu ühistu jaoks hoidmise tasu on 0, et me ei võta täiendavat tasu. Kui me laenulepingu sõlmimisel otsustame kohe koostöös ühistuga, et laenu väljamakse toimub 12 kuu jooksul, siis hakkab alates laenulepingu sõlmimisest kehtima kohustistasu 1% laenu välja maksmata osalt. Ehk mida kiiremini laen välja makstakse ja mida suuremates summades, seda vähem tuleb seda kohustistasu. Ja kohustistasu arvestatakse siis eelneva kuu eest ja läheb maksmisele järgmine kuu 1. kuupäeval. Nii, Oliveril on küsimus ja kuulame.
Ja tere õhtust. Mina Tervist. Oliver Kits, tegelen korteriühistutega Lääne-Virumaal ja kahetsusväärselt pean nüüd teile siis ütlema, et meile ütlesite ei, kuigi 3 miljoni eest on planeeritud käesoleval aastal Tammsalu linnas lausa renoveerimist, aga teie pank Lääne-Virumaal laenu ei anna. Järgmisel aastal on taas jälle üks suurem projekt tulemas, enam-vähem suurusjärgus sama. Minu küsimus teile, et millal te laiendate enda haaret ka Lääne-Virumaale? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Et kindlasti oleme Lääne-Virumaale teinud. Ma praegu konkreetsete projektidega ise kursis ei ole, et kuna meil meie tiim tegeleb sellega, siis mis me oleme endale just viimasel ajal pannud võib-olla natukese selliseks eesmärgiks, et teha rohkem piirkondadesse, kus meil ikkagi on seda piirkonna teadmist rohkem. Ja ma kipun arvama, et praegu hetkel võis see jääda selle taha, et seda piirkonna infot oli meil vähe ja me selle tõttu ei hakanud sinna pakkumist tegema. Isegi, et ei saanud pakkumist teha, et kuna meil on raske hinnata seda sellist piirkonna võib-olla siis nagu riskisust või tuleviku sellist prognoosi. No selge, tänud, aga uurige siis järgmiseks aastaks Lääne-Virumaa ja Vajangu piirkonda, et arvatavasti järgmisel aastal püüame naabruskonnapõhise renoveerimise läbi ka sinna laenutoetust saada. Aitäh. Kindlasti julgustan mulle kirjutama, et minu meiliaadress on kodulehel väljas, on kristiell@lhv.ee, et saan ka meilitsi üle vaadata konkreetseid projekte võib-olla eraldi ja natuke personaalsemalt. Nii, veel üks küsimus. Kas energiatõhususe laenu andmisel on määrav ka hoone vanus? Ei ole. Ei ole vanus määrav, kui renoveerimise tulemus on see energiatõhusus ja energiamärgise muudatus. Me oleme teinud ka suhteliselt uuele hoonele C-märgisest B-ks ja tegelikult täiesti töötab. Ja saab ka selliselt, et nii ühtepidi ka ütleme uuematele ühistutele, kus päriselt ikkagi see energiatõhusus saavutatakse ja energiaklass paraneb, ja ka vanadele ühistutele või vanadele majadele, kus siis on seda energiatõhusust võib-olla natukene isegi parem saavutada, kui see korraliku projekti ja täisrenoveerimise alusel tehakse. Ja Margusel on küsimus. Ja, enne just ütlesite, et laenuotsused või laenu saamiseks on vaja kas 30% või B-di. Nüüd räägite, et on vaja energiasääst ja B saada. Ei, pigem ma pidasingi silmas, et saavutatakse energiasääst ja kui ju tuleb energiasääst, siis ka paraneb energiamärgis. Pidasin silmas seda. Alati pärast nii ei ole, et seal võib mingi korterelamu olla F-energiamärgisega ja ta läheb kuskile sinna C-sse ja saavutab ka 30%, aga ta ei saavuta B-dki. Kuidas me nüüd ütleme, teie nüüd esitlust võime võtta, kas 30% või B-di või 30% ja B? 30% või B. Okei, aitäh. Väga hea küsimus. Hetkel ma chatis rohkem küsimusi ei näe. Võib-olla võin juurde lihtsalt öelda, et meil on nüüd, kui te LHV lehele tegelikult lähete, et siis meil on igapäevapanganduse all on eraldi olemas ka tegelikult korteriühistutele oma leht, kus on kõik meie korteriühistutele siis hetkel käimasolevad pakkumised ja kõik need, mis tooteid, teenuseid me teile pakkuda saame, et need on kõik seal olemas. Et see on ka üks meil uus asi, et siis võib-olla saate sealt ka kõik üle vaadata, et saame materjalide hulka selle lehe lisada. Et siis lihtsalt väike teadmine juurde sinna. Meil üks küsimus lisandus pigem kindlustuslepingute kohta. Kas te oskate vastata? Meil kindlustuseksperti täna kahjuks siin ei ole, et ma selles mõttes kahjuks selles osas pean natukene vastuse võlgu jääma. Saame selle välja uurida
et meil on jah kindlustus, aga meil on hetkel niimoodi, et me ei ole väga palju korteriühistu kindlustusele eraldi rõhku pannud, et see on ka meil hetkel tingimused muutuvad ja tuleb nii-öelda eraldi nii-öelda see koht, kus seda siis võtta saab. Aga ma saan aru, et kui me laenu pakume, et siis ju võetakse see kindlustus juurde kindlustust me pakume, et jätkuvalt siis seda küsida tasub ja loomulikult võrrelda tingimusi ja saame omalt poolt selle pakkumise teha, et kindlasti küsida seda siis juurde, et me automaatselt seda laenupakkumisega koos kaasa ei pane, aga kindlasti küsida siis pakkumist. Jah, et lihtsalt ongi, et praegu ta on pigem olnud see, et kui klient ise küsib, et me ei ole nii palju ise sellega nagu turul olnud, aga meil on kõik need asjad olemas selles mõttes. Meil tuli nüüd üks küsimus juurde, aga Olivaril on ka uuesti käsi püsti, et. Ja ma arvan, Olivar võib ära küsida, et siis. Ja, mina tahan enda poolt nüüd LHV-d tänada just selle kindlustuse seisukohast, et eelmisel aastal tegime mitme kortermaja ühishanke, küsisime ühiste kindlustuskaitsetega pakkumist kõikidelt kindlustusseltsidelt, mitte kõikidelt, aga niisugused populaarsemalt enam levinud, kes korteriühistuid siis kindlustavad ja kindlasti soovitan kõigil ühistutel kindlustuse osas ka LHV kindlustuspakkumist küsida, sest täna meil selle ühishanke tulemusel LHV kindlustus suuresti võitis. Nii et tänud, kindlustus on teil väga hea. Ja, seda on väga hea meel kuulda, et ma võin lihtsalt omalt poolt lisada ka seda, et kui Kristi ennem rääkis, et me oleme laenu suhtes päris paindlikud ja vaatame nagu kõik üksipulki läbi, et siis kindlustuses on meil tegelikult samamoodi, et seal on ka see paindlikkust on tegelikult väga palju sees, et tasub kindlasti küsida ja endale see pakkumine saada, kui on soovi. Meil on nüüd chatis üks küsimus Urmaselt, et kui Lääne-Virumaa kohta oli näide, et siis kas idast ei tasu üldse küsida? Kindlasti ei saa niimoodi öelda, et ka ida pool kindlasti teeme. Oleme teinud päris mitmeid neid KredExi 70%-ga toetatud projekte ja vaatame üle, nagu ma ennem ka mainisin, et tegelikult hästi oluline on see, et mis piirkonnas, milline ühistu, milliseid töid soovib teha, et ma vaataks hea meelega personaalselt need üle, et võite täitsa saata minule e-mailile, et ei pruugi ka üldist taotlust teha, et siis ei lähe kogu tiimile, vaid ma vaatan ise need üle ja saan otse tagasisidet anda. Kas te järgmist küsimust ka näete? Tordi ja, kohta. näen, just loen. Et jaa, absoluutselt. Et oleme hästi-hästi positiivselt meelestatud ja sooviga võimalikult suur osa katta siis meie finantseeringuga. Teadagi on ju väga suur eesmärk riigi poolt seatud ja sealt siis tegelikult ka anda enda panus, et testimajad oleks rohkem korras ja tegelikult selle põhjusel ka eelmine aasta maikuus sai siis Euroopa Investeerimisfondiga koostöös toodud välja see renoveerimislaen, et see on selge näide sellest, et me soovime panustada sellesse. Nii, Kristolt küsimus. Usun, et see on tehtav. Oleme andnud ka kasutusloa taotlemiseks ehk siis samamoodi ehitusvigade parandamiseks laenu ja vaatame selle üle tavapärase korteriühistu laenu sellise protsessi tingimustes ja ka makseperioodi tegelikult, nagu ma eelnevalt ka ütlesin, et see tegelikult ei sõltu sellest teostavate tööde sisust, siis saame pakkuda ka võimalikult pikka ehk 30 aastat perioodi ja soovitan kindlasti saata meile kiri, et teha näiteks esialgne pakkuminegi teile, et võib-olla paari erineva perioodi peale, kas siis 30 peale, 25 ja 20 peale näiteks, või sõltuvalt siis laenu summast, et võib siis ka 10, 20, 30 teha,
ja siis, et mingit sellist ülevaadet ja enda jaoks pilti saada, et siis ühistu liikmetega läbi arutada või pannagi enda jaoks need ehitus eesmärgid siis maha. See nüüd tõenäoliselt, ma pean seda täpsustama, aga et kas see nüüd energiasäästu või energiatõhususe laenu alla läheb, hetkel jään vastuse selles osas võlgu, aga laenu välistuses see kindlasti ei ole. Siis Urmasel on vist veel üks küsimus. Ja mul üks küsimus tuli selline nagu üldine küsimus. Et kuidas te üldse nagu korteriühistutega rahul olete nende maksekäitumistega ja võib-olla ka muude teemadega, et äkki oleks siin ühistutel midagi nagu kõrva taha panna, et selline küsimus teile kui Eesti Pangale ja te olete ka toredad Eesti Korteriühistute Liidu partnerid, et selles suhtes oleks ka sellist tagasisidet teie käest hästi tore kuulda. Aitäh! Hästi, ma tahan siis seda öelda, et tegelikult korteriühistu on üks parimaid pangakliente. Tulenevalt juba sellest, et tema suurus, tema ka selline ja jällegi see suurus annabki tema korrektsuse, eks ju, et ka laenu tagasimaksete, miks me küsime või soovime, et korteriühistu tuleks meile arveldama, siis ongi tema pidev reserv, pidev võimekus maksta, tema jällegi see nõudmiseni hoiuse raha, mis on ju panga jaoks hästi huvitav tegelikult, on ju vajalik. Ja korteriühistu puhul, ta kasutab väga palju erinevaid tooted, et kindlasti on korteriühistu panga jaoks väga-väga huvitav ja hea klient. Ja liiatigi ta on siis selline püsiv klient, pikaajaline, et me oleme väga-väga ootame korteriühistud enda juurde. Suur tänu! Nii, küsimus veel Ülarilt, et ei ole peenes kirjas mingisuguseid väiksemaid nõudmisi ega tingimusi ega ka kulusid, et tegelikult ka selle EIF-i käenduse eest ei võeta korteriühistu laenu puhul mingit täiendavat kulu. Ei ole nagu võrreldes, ütleme, kui me võrdleme siis käendusega, mida KredEx pakub, et ka KredExi sellist sarnast kulu ei ole. Ja rohkem, võib-olla ongi see täiendav kulu, mida siis tavalisele korteriühistu laenule tuleb juurde teha, ongi see sama energiaarvutuse siis protsess. Et tuleb siis välja arvutada see praegune ja tuleviku prognoos ja see ongi see kulu seal juures, aga muid täiendavaid kulusid laenuga ei ole. Nii, kui pikk on laenumenetluse aeg, kui kõik dokumendid on esitatud? See on jällegi hea küsimus. Meie omalt poolt, kui nüüd laenutaotlus on meie juures läbinud juba selle, et meil on esimene pakkumine tehtud, sellega on ühistu nõus, tulevad meie postkasti kõik otsuse võtmiseks dokumendid. Ma julgen öelda, et maksimaalselt nädal. Me saame ka 1 päevaga, aga maksimaalselt nädal tulenevalt sellest, et meil on töödel oma järjekord ja laenukomiteed on meil 2-tasemelised, et kuni 500 000 me saame otsustada siis sellise natukene kiirema protsessiga ja mis on suuremad laenu taotlused, need on siis 2 korda nädalas on meil otsused, et see võib võtta natuke rohkem aega. Aga muidu jah, ühistu poolt läbirääkimistega jällegi, et on samamoodi võimalik, kui on väga kiire mingite töödega, eelnevalt toodud näide gaasikatlamaja puhul, eks ju, siis on võimalik ka kiiremini neid prioriteetselt menetleda. Kas kellelgi on veel mõni küsimus, et mulle tundub, et meil on tegemist väga vastutulelike ja lahkete LHV inimestega, nii et tore oli kuulda, et kirjutage meile ja me vaatame ja räägime, et väga meeldiv kuulda. Ja siin vahepeal Margus Toom pidi lahkuma, aga ta ka siis tänusõnad teile ütles, et ma arvan, et kõik me ühineme sellega ja tulevikus, kui teil on juba ka kindlustuse koha pealt võib-olla midagi rääkida, me võime ju täiesti teha ka
uuesti mingi kindlustuse teemaline. Nii, aga vahepeal tuli üks küsimus veel. Ja hinnapakkumiste osas, et siin on tegelikult pigem selline väikene soovitus, et oma töökogemusest võin öelda, et võiks olla ikkagi 3 pakkumist. Oleme teinud ka 1 pakkumisega, kui on tööd, või kui on näiteks tipphooaeg, et ettevõtted lihtsalt ei tee, ehitusettevõtted ei tee pakkumisi. Me saame ka 1 pakkumisega, see ei ole meie jaoks takistus, aga mida annab siis mitu pakkumist, võiks olla vähemasti 3, annab seda, et te saate teada selle pakkumise optimumi, et mis on teie jaoks siis see üks asi mõistlikum, milline ehitusfirma, milliseid materjale kasutab, võib-olla, et on ühesuguse hinnapakkumisega tegemist, ühe hinnaga, sarnase hinnaga, aga materjalid, mida kasutatakse, on ikkagi sees erinevad ja saab selle järgi ka hinnangut anda sellele ehitusvõimekusele ja nagu tulemusele. Et kindlasti soovitan rohkem kui 1 võtta, 3 oleks mõistlik. Ma näen, et tänulikud kuulajad hakkavad oma tänusõnu teile edasi saatma, et me võime veel muidugi natuke aega oodata, et kas kellelgi tuleb veel mingisugune mõte, aga tegelikult LHV on ju Eesti Korterite Liidu suurpartner ja me kindlasti kohtume ju teiega muudel üritustel ka, nii et saab siis ka tulevikus LHV tegemistel silma peal hoida ja vaadata, mis neil toredat pakkuda on korteriühistutele. Absoluutselt. Ma võib-olla enda poolt lihtsalt julgustan ka seda, et kuna me seda laenu tegelikult juba pakume siin 5. aastat, et siis see korteriühistu nii-öelda tervikpakkumist me oleme siin teinud alles pool aastat. Et tegelikult väga nagu ootame ka teie tagasisidet, et kui teil on mingeid mõtteid, mida tegelikult rohkem pakkuda, kuna me oleme Eesti Pank ja saame nagu ise neid otsuseid nii-öelda siin omas Eestis teha, et siis kindlasti võtame ka teie arvamust kuulda, et see kindlasti Ja Kristi soovitakse vist sinu meiliaadressi, et Olivar sealt Lääne-Virumaalt, et kuhu ta saab saata oma selle nii-öelda. Ja mul jäi viimane slaid üles panemata isegi, seal oli siis olemas, aga see on ka kodulehel olemas, on kristil@lhv.ee, nagu kristil@lhv.ee. Ja siin on Tiinal nüüd üks küsimus, mida te ilmselt näete Ja. vanamajaga. No siin vana maja puhul tihti mängibki väga palju rolli see, et vana maja on väikene, tööde hinnad on kõrged ja see teebki siis selle, et me pigem võib-olla ei saa kogu summat korraga teha, mis annabki võib-olla seda, et oleks mõistlikum osade kaupa teha. Tööd jäävad samaks, aeg läheb edasi ja võib-olla on endal võimalik täiendavat ressursse koguda järgmiste tööde jaoks, et pigem me vaataks nagu korraga suuremat pilti, et millised tööd on plaanis teha, aga alustaks siis väiksematest töödest niimoodi, et maja laenukoormus oleks mõistlik ja läheks sealt juba siis edasi ja kui meil juba koostöö on, siis on alati võimalik laenu suurendamiseks ja et ei ole välistust selles osas, kui juba 1 asjaks on võetud, et teiseks asjaks enam ei saa. Ja ma siis ühinen kõikide tänusõnadega. Ma vaatan, et Ülar Haug on kirjutanud teile ka, et tõstsite LHV aktsiaid tänase üritusega. Et selles mõttes andke oma kõikidele töökaaslastele ülemustele edasi siis tagasiside tänaselt seminarilt. Nii et Absoluutselt. ja tänan siis ka ja omalt poolt kõiki kuulajaid, kaasamõtlejaid ja muidugi ka siis esinejaid. Ja loodan siis järgmistel kordadel kohtuda. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele. Just, suur tänu. Järgmise korrani. Järgmise korrani. Nägemist. Ja nägemist.